kiisukene, mis sa arvad siis meie elust? Tervist! Tere! Oleme jõudnud Paneme teiega 7. peatükki ja nagu ikka, meiega on mina Int ja mina olen Ravel Viirsalu. Ja täna võiksime arutada, mis teemasid? Võiks arutleda nähtavasti seda probleemi, kas meie elul on üleüldse tähendus või ei ole, mida kunagi küsis nagu Schopenhauer ka ja seda püüdis lahendada ka Nietzsche. Ja Nietzsche näiteks märkis seda, et kui inimkonnal puudub veel eesmärk, kas siis inimkond kui niisugune puudub ka ise. Tähendab, inimkond, kelle poole saaks üles vaadata. Ma ei tea, mida ta Nietzsche täpselt selle all mõtles. Aga mis on inimese eesmärk? Vaat see ongi see jah, et milleks me siin oleme? Milleks me siin oleme? Kas meil on mingi tähendus, eks ole? Ja inimkonna tervikuna või kas me suudame leida selle tähenduse, et mille nimel me elaksime ja annaksime oma elu, kui vajalik on ja nii edasi. Või nagu Nietzsche ütleb, viimased inimesed, meie oleme leiutanud õnne ja pilgutavad oma silmi. Et kas nad rahulduvad mingisuguse vähema õnnega või tähendusega siis, mis inimkonnal on, seda ma tõesti sellele ma ei oskaks veel midagi vastata, aga selge on see, et kõige kurjem vaenlane inimesele on inimene ise. On inimene ise. No, mulle tundub, et kõige kurjem vaenlane igal inimesele on tema ise. Täpselt, jah. Või no, või ongi sobilik, ongi väga hea vastus, ongi lihtsalt inimene ise. Jah, ongi kõige kurjem vaenlane, kes endale kõige rohkem probleeme ja halba asju tekitab, aga miks ta neid tekitab? Loomulikult on väga palju näiteks räägitud tänapäeval just eriti nendest suurtest korporatsioonidest ja mitte kunagi varem muide ei ole koondunud võim tervikuna, ma mõtlen, ühiskonnas mingi väga väikese grupeeringu kätte ja mida see siis iseendast võib kaasa tuua, kui niisugust asja mitte kunagi varem pole juhtunud. Pole antud ka luba teha niivõrd suuri korporatsioone, mis hävitaksid kõik väiksemad firmad ja korporatsioonid ära siin. Mitte kunagi varem pole sellist asja olnud, meil on olnud jah kuningad, meil on olnud keisrid, on olemas Vatikanis paavst ja nii edasi. Aga nendel ei olnud jah seda võimu või nad pidid siis ennast tõestama läbi oma tegude, enne kui nad selle võimu kätte said. Aga praegu on lihtsalt juhtunud niiviisi, et see raha on lihtsalt kuhjunud ühe äärmiselt pisikese kildkonna kätte. Ja mida nüüd see väike kildkond siis selle oma varandusega peale hakkab? Selles on see võib-olla kõige suurem küsimus praegu üleüldsegi, et kas ta siis püüab kõiki neid riikide valitsusi ära osta, et endale allutada ja siis kõik riigid laiali lüüa, kui riigid ja rahvused üleüldse kaotada, piirid kaotada ja ka inimkonda vähendada. Tähendab mingisugused nii-öelda kahtlased ja kuratlikud eesmärgid, eks ole. See paras monopol olgu. Jah, et mida võib niisugune monopol endaga kaasa tuua, et me võime endale kujutada ette ju inimest, kelle käes on totaalne võim.
mida sina selle totaalse võimuga peale hakkaks? Rave, näiteks. Näiteks, mis mina totaalse võimuga Ja, peale hakkaks? Näiteks. Kus sa võtad, et mul seda totaalset võimu ei ole? Ütleme, et sa oleksid Rockefelleri järglane, Rockefelleri koha peal, tema kõige, tähendab, tema poeg, ütleme, kelle kätte kogu isa varandus läheb. Mida sa sellega peale hakkaksid silma ajal? No see on küll päris suur küsimus, las ma mõtlen sekundi peale. No. Ja, et see on see tähenduse küsimus, eks ole, milleks meil üldse, mis tasuks siin elus teha? Siuke asi võib pea täitsa segaseks saada, kui näiteks ma ise olen harjunud lihtsalt vaevu üle elama mingi paarsada eurot kuus. Nagu me kõik, eks ole, ja nagu me kõik. Jah, aga nüüd tuleb mulle mingi 200 euro pealt tuleb 200 miljardit, 200 000 miljonit. Biljonit. 200 000 miljonit. Triljonit, biljonit ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et sa kõik saad ära 200 000. Absoluutselt. 200 miljonit. Jah, täpselt. Jah, et mis ma selle rahaga peale hakkaksin, järsku lihtsalt tuleb mul hoone täis raha. Et mis ma sellega peale hakkaksin? Kõik on sinu, absoluutselt. Kõik ongi sinu oma. Aga mis oleks minu esimesed asjad? Mul oleks lihtsalt ukse taga on hoone, selja taga on hoone ja mul see oma 1 meetri kaugusel uksest, mille taga on lihtsalt seinast seina maast laeni raha täis. Mida ma sellega kõige peale hakkaksin? Mida ma esimesena teeksin? Noh, esimesena lihtsalt mediteeriksin selle peale arvatavasti, et lihtsalt mõtleksin, et küsiksin nõu. Mis tähenduse, tähendab, kõigepealt sa pead enda käest küsima, mis tähenduse sa üldse tahaksid elule anda, eks ole, enda poolt, ütleme. Nojah, eks ma ikka teeksin nii, et noh, kindlustaksin teeksin sellest hoonest kindluse alguses. Et teeksin sellest seifi, no see on maast laeni, seinast seina raha täis. Siis teeksin sellest diskreetseks, et see liiga palju tähelepanu liiga palju tõstaks. Siis ma arvataks, hakkaksin oma saare looma ja ostaksin oma saare. Täpselt nii nagu nad teevadki, eks ole, nad ostavad või loovad punkrid, kuhu nad saavad ükskõik mis sõda siin peaks tulema maailmas, eks ole, nemad on kindlustada. Aga ma arvan, et ma alustaksin omaenda nii-öelda kommuuni, kus ma kutsuksin inimesed kokku ja ma hakkaksin lihtsalt inimestele elusid üles ehitama, et ma uuriksin, no mul on endal unistus luua maa, kus on kõik inimesed on iseseisvad ja nad tegelevad täpselt sellega, mida kõige rohkem meeldib teha. Et inimene lihtsalt istub korraks maha ja kirjutab üles, mis talle kõige rohkem meeldib teha ja siis ma lihtsalt arutan temaga, mis lihtsalt pluss-miinus jagada kordadele, lihtsalt vaata, kuidas need asjad kokku sobivad, loon mingi tema oma teema ja siis teen temast meistri sellest, sest kuna tal on huvi selle teema vastu, siis ta õpib üsna kiiremas korras selle ära ja järjepidevalt õpib seda. Ja ta leiakski selle tähenduse, eks ole, mida me kogu aeg võib-olla otsime ja kindlasti üks tähendusi oli Jumal näiteks, eks ole, iga rahvas nagu püüdis oma, ka eestlased näiteks oma taara, eks ole, ja midagi leida, mille poole siis pöörduda, kui asjad hakkavad halvasti minema, et kes tuleks näiteks ja abistaks või kaitseks neid ja nii edasi siin maailmas, eks ole. Aga muidugi siia juurde tuleb kohe see, et meil on väga raske loomulikult ennast ette kujutada Rockefelleri, Rothschildi asemel seal, aga tähendab, ka võib kasutada kogu seda varandust ainult selle jaoks, et super hävitusrelvad luua ja kogu see maailm nagu siin õhku lasta ja ise hoopis siit nagu ära minna, et kõik tõepoolest sõltub inimese
unistustest ja sellest, millise tähenduse ta omaenda elule püüab anda, sest et ilma tähenduseta on väga raske elada, eks ole. ilma, et mingil moel asju õieti nagu paika ei paneks, et paika paneks. ilma selleta nagu tõepoolest siin edasi minna enam ei saa ja praegu ongi sihuke olukord tekkinud, et kus loomulikult on väga palju asju. see, et on siin jälle uued sõjad tekkinud. meile surutakse peale radikaalseid muutusi. Absoluutselt ja aatomisõda isegi, eks ole, kogu aeg ähvardatakse selle pommiga. Arvatavasti, kui need radikaalsed, jah. aga jah, mul siuke küsimus tekkinud, et kust tuleb sõna inimene? Kust pärineb sõna inimene? Kus kohas see alguse sai? On üks väga mõistatuslik rahvas ja me teame nende mõistulugusid ka, need on sumerid muidugi. ja juba nemad läksid, nagu meie Kalevipoegi, läks otsima seal meretaguseid neid asju, et maailma lõppu tahtis minna ja näha, et mis seal on, sest et inimesel on jah, see uudishimu on meeletu ja kas ta nüüd jah, leiab tähenduse selles, et kui ta hakkab uurima siin neid teisi maailmu ja tahab leida teisi inimsarnaseid olendeid, püüab leida ja võib-olla püüab leida isegi lahendust sellele, et võib-olla keegi on osanud siin maailmas, mingi kildkond inimesi on osanud asjad õigesti paika panna, on osanud lahendada ka Jumala ja inimese küsimuse, sellepärast et päris palju on ka neid inimesi, kes ja filosoofe, kes arvavad seda, et on tekkinud saatuslik lahkheli Jumala ja inimese vahel. Sest et kas Jumal püüab hakata endast nüüd inimese kehva tulla või püüab inimene hakata nüüd Jumalat siin maa peal mängima, et väga palju küsimärke on. Tähendab, siin on nüüd küsimus selles, et Jumal inimene oli Kristus ja kas inimjumal või Jumal inimene, et kuidas me need probleemid ära lahendame, sest väga palju on just kurja tehtud oma jumalate nimel. ja tõepoolest, et see mulle meeldis väga jah, et kuidas sumeritel ka ja nad otsisid igavese elu seda eliksiiri, sellest ei tulnud küll midagi välja, aga jah, et nad tundsid tohutut huvi maailma vastu ja nähtavasti peaks selle huvi jälle kuidagi üles äratama, aga seda ei saa teha jah niiviisi, et kellegi üksikute kätte koguneb see kogu tohutu raha hulk.